Tere tulemast tagasi Tinkercadi ja seekord me vaatame, kuidas teha mobiilihoidjat, mida saab kasutada ka võtmehoidjana või siis võtmehoidjat, mida saab kasutada ka mobiilihoidjana. Ja siin on siis üks näide, milline see võiks välja näha ja kuidas see telefon siin siis sees võiks istuda. Nii, aga ma võtsin nüüd tühja töölaua ja alustame siis nime panemisest, et mis selle töö nimi võiks olla. Paneme mobiilihoidja näiteks. Samasti sobib sinna ka võtmehoidja või midagi muud. Ja alustame siis selle klotsi voolimisesse. Et kui suur see võiks olla. No kes teab, kui suur on telefon. Võimalik, et sa oled oma telefoni ära mõõtnud. Mina enda oma natukene mõõtsin. Ja mul on umbes selliste mõõtudega telefon. See asjandus on nüüd siin natukene viltu. Pööran ta otsaks. Paistab, et ta on 45 kraadise nurga all, nii et ma saan ta üsna kergesti otsaks. Ja ma tõstan teda nüüd ülespoole ka. No, midagi taolist on ju. Nii, vaatame, mis mõõdud siin praegu on. No, ta võiks olla võimalikult suur, et see telefon oleks seal stabiilselt, on ju samas piisavalt väikene, et mahuks meil koos võtmetega taskusse. Et kui sa kujutad ette umbes tikutopsi, mis on laiem külg on 5 cm umbes on ju. No ma pakun, et paneme siia äkki 40 mm ehk 4 cm, natuke vähem kui pikem tikutopsi külg ja siia paneks äkki mingisugune 60, mis on natukene rohkem kui tikutopsi külg. Äkki mahub suurde taskusse. Et see telefon meil siin jalus ei oleks, ma teda ära ei taha kustutada. Ma peidaks ta ära niimoodi, et ta ei segaks meil töö tegemist ja seda saab teha siin selle hide nupuga. Kõigil asjadel on see hide nupp ja tagasi saab siis kõik korraga selle suure pirniga. Nii et ma praegu peidan siis ainult selle telefoni ära ja alustaks sellest, et teeks need nurgad ümmarguseks. Et kõige kiirem ja sellisem lihtsam viis on kasutada siin seda raadiusnuppu, aga see teeb kogu selle lätaka selliseks lutsukivi kujuliseks, mis ei ole hea nagu hoidja mõttes, et ta ei ole stabiilne enam ja ka printimise mõttes sellised kumerused ei jää väga ilusad, pigem jäävad need astmed näha. Et seda me ei taha. Et tahaks, et need nurgad oleks lihtsalt ümmargused. Üks võimalus seda saavutada on siis otsida siit kataloogist sellist asja Metafile ja võtta siit see. See on nüüd täpselt selleks otstarbeks tehtud asi, et nurki ümmarguseks teha. See on praegu natukene liiga suur, et paneme talle mõõtudeks näiteks, ma ei tea, 7 mm korda 7 mm. Ja teen tast kopipaste ka ja paneme nad siia nurkadesse. Üks tuli liiga palju. Ja pöörame õigeks ka. Et pööramine peaks meil olema juba üsna käpas. Nii, oleme siis tähelepanelikud, et oleks täpselt 90 kraadi. Nii. Ja ma ei hakka neid täpsemalt see rihtimagi, ma selektin ära nagu ühe nurga koos selle klotsiga ja kasutan joondamise tööriista. Kindlasti klikk selle kuubiku peal, selle serva järgi ja selle serva järgi. Siis teine nurk, joondamine, klikk kuubikul, see serv ja see nurk. Kuubikul, see ja kõik gruppi. Ja ongi olemas. Nüüd oleks meil vaja teha siis veel see pilu sinna, kuhu saab telefoni toppida. Ja selle võiks teha siis nagu telefoni paksus pluss mingisugune ruum, et saaks seda telefoni sinna rahulikult panna
ja arvestama peab ka sellega, et kõik augud, mis sa teed printides, jäävad natukene väiksemad kui see, mis sa siit paned. Ehk siis, kui meil see telefon oli 12, seal pool midagi, et paneme siia 13, näiteks, ma ei tea, 4. Aga sina kasuta oma telefoni mõõtu. Ja kui me nüüd kõrgust paneme, et siis ta võiks jääda siit põhjast mingisugune 5 mm kõrgusele, et ta oleks piisavalt tugev, samas et see auk oleks piisavalt sügav, et telefon seal sees seisaks. Ja siit äärest siis ka mingisugune selline mõistlik kaugus, et see nurk meil ära ei murdu. Ja me võiks talle anda mingisuguse kalde ka. Kes see nüüd mäletab, kuidas see telefon meil siin oli. Toome telefoni nähtavale ja paneme telefoni järgi, aga nüüd on meil see perspektiiviga vaade jälle sees. Nii, lülitame selle välja ja rihime silma järgi. No ei ole täppisteadus. Nii, vaatame, kas telefon meil praegust sai isegi päris laise auk. Nii, peidame telefoni ära ja lõikame selle augu siia sisse. Nii, peaaegu valmis. Nüüd võiks veel isiku pärastada ka. Võtame siit teksti ja kirjutame oma nime. Kirjuta suurte tähtedega, sest see tekst tuleb üsna pisikene ja see printer, 3D printer nagu mingi väga peenikseid jooni väga hästi ei taha teha. Nii, teeme natuke paksemaks ka ja siis väiksemaks. Ta siia ära mahuks. Ja ütleme, et see on auk ja lükkame ta millimeetri jagu sisse ka ja rühmitame jälle. Ja peaaegu olemas. Selleks, et me võiksime teda nüüd võtmehoidjaks ka nimetada, oleks vaja üks rõngas panna siia. Nii, ma võtan oma lemmikvõtmerõnga, keeran ta püsti asendisse, et juhtumisi, kui nüüd siin on mingi teine rõngas läbi ja võtmed küljes, et siis mahuks see krempel meil laua peal ära. Ja teine põhjus on see, et kui me paneme selle aasa nii pidi, siis meil ei jää kui rippuvaid asju, kui me paneks ta niimoodi siia, siis ta jääks õhku rippuma. Kui me paneks ta vastu maad, siis siit läbi mine võtmerõngas takistaks meil kogu seda värki siin. Ehk siis minu mõte on see, et niimoodi on kõige lollikindlam. Paneme, vaatame, mis see kõrgus meil siin oli. 14. Paneme siia 16. Ja paneme siia ka 16. 16. Ja läks laperkuseks, nii, paneme siia ka 16. Ja tropp, nõrk tee. Ja siia sisse ta võiks minna nüüd siis täpselt selle punktiirini ehk keskkohani. Nii, keskele me joondame ta tööriistaga. Kus see muumuk on? Siin. Ja ongi jälle olemas. Grupeerime ära. Ja need Tinkercad siin on nüüd nii targaks läinud, et ta automaatselt jätab selle, paneb selle multicolor sisse, et võtame selle välja ja kõik on ilusti üht värvi. Nii, tahaks edasi jõudnud talle näidata ka varianti, kuidas teha neid nurki selle joonestamistööriistaga. Paneme selle siia kõrvale, võtame joonestamise tööriista. Mõõdud olid meil 40 korda 60. Nii, võtame siit siis nii, mingi selline. Nüüd meil oleks vaja, siis meil oli umbes 7 millimeetrit see.
7. Ja need kustutame ära. Ja ütleme nendele, et need on sellised asjad.